Täna lõpuks on valmis saanud Abruka päästekomando hoone Euroopa rahaga ja kohalike inimeste tahtega vallast riskelt abi. Ja lähme vaatame, kui hea ja tore see kõik on saanud. Ja kui Jumal annab tööriistad, siis Jumal annab ühe korraga vajaduse neid tööriistu kasutada. Kuule, aga peadirektor kardab, et meri on tormine, mis sa ütled? Ei, täna ei ole meri püsti silme ees, et kapten ütles, et kõlbab küll. Lindberg ütles, et meri ei ole tormine. Ei ole. Seega ei ole põhjust karta. Ei ole. Aga Täna on ainult mingisugune 15 meetrit tuult ala, kus torm saab olla. Sellest pole ka hullu midagi, kui kalad veidike süüa saavad. Kumb teist toitma hakkab? Ma ei ole söönud. Hiljem paistab, praegu ei näe. Tere pealik! Kas tohib sinu maale? Räägime taga. Jaa, teine päev räägivad jälle. Kannate välja. Ma nimesi ei tea, aga nägude peal on veel vähe. Rein Lämber, Abruka Saaremaa. Paneb osa sinna tooliste peale. Ma panen Aili selle sinna vastu. Las Andres paneb Harre. Kiisusi silitatakse, siis hakkavad norruma. Hakkab varsti norrum ka. Äkki aavastab? Ei tea. No, kui korra lööb natuke tagasi, pärast norrub edasi. Valideerima lööb. Kas olete kõik peal? Можно поехать председатель колхоза сел. Linnapea ühesõnaga, sul on siin tasuta ühistransport Abruka saarel. Jah. Ma ei tea, võib-olla on Kuressaares ka tasuta, ma ei ole proovinud. Kas sa kardad, sa saad viisakeelu? Ei, mina ei karda siin ilmus mida. Oma naist ikka kardad natuke? No täna ei karda. Ja see on järjekordne etapp siis, ma usun, Abruka ajaloos sellest vanast diiselelektrijaama hoonest on saanud siis Abruka päästejaam, nii on ta projektijärgselt. Ja ma usun, et see tuleb kindlalt kasuks kogu Abruka saarele, sest meie mõte, kui me tookord selle idee välja käisime, et see päästejaam võiks saada rekonstrueeritud või diiselelektrijaam võiks saada rekonstrueeritud, et siis selle mõte oligi see, et sellest saaks üks Abruka saarele väga oluline keskuse hoone, kus siis oleks koos nii hästi kõik päästepool, kogu tehnikapark ja ka tulevikus merepääste ja pealegi on ju Abrukal ka oma Kaitseliidu üksus, et ka nemad saaksid selles hoones olla. Ja selle tõttu on siis see hoone nüüd niisugusesse valmidusse jõudnud ja täna on hea võimalus seda hoonet siis kõigile teile vaatamiseks avada. Ma annan sõna siis vallavanemale, kes siis teid tahab tervitada kõiki. Tervist, hea kõigepealt Abruka rahvas, siis täna veel Kaarma valla rahvas, Päästeameti esindajad, maavalitsuse esindajad, Vest ja nii edasi. Et see maja näitab tegelikult järjekordselt seda momenti, et kui on idee ja suudetakse koostöös idee ära teha. Et aastaid teenindas Abruka inimesi elektrijaamana, siis ta oli mingi aeg kasutu. Kui Abruka inimesed tulid mõned aastad tagasi valda, et ostame selle Eesti Energialt ära, eesmärgiga teha siia päästejaam, siis vald ka kaua ei mõelnud, lepiti Eesti Energiaga kokku. Osalisime konkursil, õnneks ei suudetud maksimumhinnas seda maha müüa, vaid lõpuks ikkagi kokkuleppe hinnaga.
ja täna koostöös EAS-i, Abruka inimestega, päästeametnikega on see maja selline nagu ta on. Eeldatavalt see laud ei jää siia pikaks, et siia pannakse lõpuks ikkagi tehnikas. Aga palun, edasi. Tähendab seda, et tõesti kohalik kogukond, vald ja kindlasti on kaasatud palju teisi häid partnerid on tehtud väga suur asi ära nii väiksel saarel, nii ilus ja korralik päästemaja. Miks ma arvan, see päästemaja on hästi oluline, on see, et kuidas seda päästemaja te võiksite võtta, ma arvan. Üks kindlasti see, et siin on see koht, kus on see päästetehnika, aga kindlasti te võiksite seda võtta ka seda, et see on hea kokkukäimiskoht. See on hea koht, kus mõelda neid mõtted, kuidas teha saar turvalisemaks, kuidas aidata ka võib-olla neid inimesi, kes ka võib-olla mere peal vahest võivad kätte sattuda. Et üks asi on see maapääste, teine asi on ka merepääste. Mul on Päästeameti peadirektoril tõesti hea meel, et see saar, see kogukond on ellu viimas meie ühte hästi olulist ideed, et me oleme pannud kokku endale strateegia aastaks kuni 2025 ja see Päästeameti strateegia näeb seda ette, et Päästeamet on aastaks 2025 igaühe kaasabil muutnud Eesti sama turvaliseks nagu Põhjamaad, hästi lihtsalt öeldes. Ja see igaüks tähendab, mida sellest strateegiast tähendabki see, et igaüks, see olen mina, see igaüks on iga Päästeameti töötaja, see igaüks on igaüks, inimene, see on vald, see on kogukond, et turvalisus on selline asi, mis ei ole selline asi, mida saab riik peale suruda, vaid turvalisus on see, kuidas see hakkab üksikisikus peale. Ja siin kogukonnas on väga selgelt näha, et üksikisik on aktiivne, kogukond on aktiivne ja nii see tegelikult peaks olema ja nii see Eestimaa turvaliseks muutub. Igal juhul tänan teid selle panuse eest, selle mõttekäigu, selle tegevuse eest, sellise asjad püsti pannud ja kindlasti kutsuge veel inimesi juurde siia ja ma arvan ka see, et see päästejaam näitab ka nendel inimestel, kes tahavad selliseid asju teha teistel väikesaartel või teistel väikestel kohtadel, et kõik on võimalik. Nii et suured tänud teile, edu teile ja mul on hea meel, et te kannate meie ideed, visiooni edasi. Ja tahaks teile anda siin mõne kingituse, et kindlasti, millest ma rääkisin Päästeameti strateegia, ütlesin, et kus on kirjas, et igaühe kaasabil on hästi oluline. Ja siin on siis üks binokkel, see võiks olla nii sümboolne, et saaks alati te vaatasite tulevikku, aga ka seda, et mere ääres näete ka kedagi hädas oli, et siis saaksite ka nendele kunagi appi minna. Nii et igal juhul aitäh, aga ma annan siit üle laua, mis teil küll panna. Et aitäh selle panutest. Nii palju asja lisaks, ma ütlen, võib-olla ma ütlen veel midagi, aga binokkel on igati teretulnud, sest enam ei saa öelda, et õhus on infot, et järgmisest aastast meil on olemas, peaks olema ka merepääste varustus. Sellest samast rahastusest, Päikesaartele kuuluvast rahastusest eraldati Abruka tarbeks 80 000 ka merepääste varustuse soetamiseks, nii et kui me selle koostöös, ma loodan, vallaga ilusasti selle projekti ja valla toel ellu viime, siis leiab see riistapu kindlasti ka. Aitäh! Väga hea! Aitäh täna! Nii, Kaupo, 2 aastat on möödas, tere! Tipp-topp! Valmis? Valmis. Ja kuidas ehitus läks? Kähku ja hästi. Terve saar lõi vist kaasa? No, eks nii palju, kui vähegi vajadust on, siis ikkagi. Oota, aga nüüd sinu selja taga on lõppes ära vana hoone? Jah, ja siit algab uus. Ja uus on? Ja mahutab see hoone nüüd? Noh, eks see ikka mahutab nüüd. Et osa peal on ka väike lisa tehtud ja uksed laiemaks. Siin on nüüd tuletõrjeauto,
siin on talvetehnika, Argo, saan on hetkel, oli hoolduses, jää sai otsa, jäi teisele poole vett, aga ja siis läheb saan, Argo, haagis regi, tavaline järelveetav saan ja siis mõte oli ju, et äkki õnnestub nüüd siia merepäästega seoses mingi alus soetada ja koos varustusega. Kuule küsimus, kui pehmed on Abruka talved? Palju teil lund on? Oi, ise on täitsa... Teinekord jagub? Ja korralikult. Ja kuidas teil talvine hoone uste lahti hoidmine mõeldud on? Labidas ja tugevad käevarred või? Ega see muud ei ole. Et see... Või panete unimoogile mingi tera ette? Ei, lõpptulemus mingi lükkamise tehnika on meil ikkagi saare peal olemas ka. Et me nii kimpus me ei ole. Ja kui on ikka väga palju, siis teed hakkavad käima mööda põlde. Kui on ikka teekohad ikkagi kiviaedadega täis tuisanud, et seal peal on hea jälle saaniga sõita. Kas ma mäletan et see piisikene garaaž seal otsas puitustega, kas see on nüüd... Seda ei ole ennem olnud. Seda ennem ei olnud? Jah, asi algas, ütleme sealt Vihmaväe rennist. Ja nüüd see kuur on siis, mis asi? See? Ei, see puukuur või see nii-öelda uus ots? Sinna on mõte tuua õlitõrje reostuse vastu vees. Mitte külmakartev varustuse tehnika. Ja nüüd saate, kas saarel muidu suuremat kogunemiskohta, kui see ka olemas on? Nii suuri ruume? Siin on ikka nüüd väga palju ruumi. Aga selle jaoks peab muidugi kindlasti edaspidi tehnika välja ajama. Aga ei, see... Aga samas kogukonna tunde ülesehitamiseks pole ju patt teinekord seda maja võtta ka saarerahva kokku? Loomulikult. Et ennekõike kõige ilusam ruum ongi see vanaosa lõpp. Siin on saakski nuputada midagi sellist, et oleks võimalik nurgas äkki kuskilt ka istuda ja kui ülejäänud garaažid on täis. Ja nüüd rahvale, et sa välja õpetanud siin niimoodi, et olete eksportinud need Kuressaarde koolitundi? Kelle? Mingid paberiga mehed teil ju siin saare peal on. Sa mõtled... Siis päästjapaberitega? Ei, võib-olla küll. Mina ei ole siiamaani teinud. Aga mis sa arvad, kui nüüd tuleb arvutis võimalus? Mis sa sellest arvad? Jah, siis oleks kindlasti lihtsam see paber soetada omale. Et siit üle käia ja kuna igapäevane töö on ikkagi paadisõit, nii et võib-olla lihtsam on ikkagi arvuti taga istuda ja toimetada niimoodi, kui käia kutsutud kohtades teadmatuks kohas üle Eesti kas või lihtsam on ju kodus seda asja. Et annab see saarerahvale indu juurde? Ma saan küll. Abruka saarevaht Rein Lember ja ma kuulsin, et mandrimehed olid teinud valmis ühe päästeasja edendamise lehekülje ja ma arvan, et meil Abruka meestel ei ole mõtet siin treivingi taga seda oma käe peal treima hakata, et meil oleks sellest mandrimeeste tehtust kindlasti suur abi loota. No kuramult, ma siis ei seisaks te uue laava peal, siis ei oleks mina uue kai peal, siis tuleb ka siputada. Siis poleks seda pääste vaja, siis poleks kellegi siia asja, kui poleks riiki ja kui poleks omavalitsust. Aga Abruka rahulikku talvitumist! Aga te olete talvel ka oodatud, muuseas.